Tervist! Täna võtame ette ühe viimaste aastakümnete valdamatult kõige keerulisema teema Euroopas, rändekriisi. Ja me vaatamegi, kuidas see on täpsemalt muutnud meie linnu ja mis veelgi olulisem, kuidas see on kogu poliitilise maastiku pea peale pööranud. Enne kui süvitsi läheme, on oluline mainida, et see, mida te kohe kuulete ja näete, tugineb Liina Salujõe poolt kogutud väga põhjalikele materjalidele. Need on koostatud esitamiseks Tartu Ülikooli geograafia osakonnale jaanuaris 2026. Aga nüüd asume asja kallale. Ja alustame kohe kõige teravamast otsast. Küsimus, mis on tegelikult kogu selle debati keskmes, on ju see, kas Euroopa kultuur ja julgeolek on, kas need on reaalselt ohus? See on see küsimus, mida küsitakse nii kohvikulava taga kui ka parlamendide kõige kõrgemates koridorides. Okei, esimene osa. Vaatame kõigepealt, mis toimub nii-öelda rohujuure tasandil, ehk siis linnades. Milline on rände tegelik igapäevane reaalsus? Asi on selles, et ränne ei jaotu ju kunagi ühtlaselt laiali. Paratamatult on see paljudes Euroopa suurlinnades viinud segregatsioonini, ehk siis kogukondade eraldumiseni. Ja see on ka loogiline, eks? Inimesed kolivad sinna, kus on ees tuttaval või sugulased ja sinna, kus eluase on odavam. Ja just see koondumine teatud piirkondadesse ongi see, mis tekitab sotsiaalseid pingeid ja toob kaasa uusi julgeolekuprobleeme. Vaadake nüüd seda graafikut. See on suurepärane näide Berliini põhjal. See näitab mustvalgelt, kuidas rändetaustaga inimesed ei ela sugugi igal pool, vaid on koondunud väga spetsiifilistesse linnaosadesse. Nii et me ei räägi siin mingist mõnusast ühtlasest multikultuursusest, vaid reaalsus on pigem süvenev eraldumine. Tekivadki need nii-öelda paralleelühiskonnad. Ja see pole kaugeltki ainult Berliini teema. Võtame kõrvale Stockholmi. Pilt on äravahetamiseni sarnane. Mõlemas linnas on tulijatel tohutult raske leida tööd, eluaseme poliitika justkui surub inimesi nendesse samadesse piirkondadesse kokku ja see kõige olulisem, sotsiaalne mobiilsus. See unistus, et sinu lastel läheb paremini kui sinul, see jääb paljude jaoks lihtsalt kättesaamatuks unistuseks. Ja see muster, see lihtsalt kordub üle kogu Euroopa. Kopenhaagen üritab jõuga getosid lõhkuda. Pariisis ja Brüsselis on omad mured eraldatud kogukondadega, Londonis on eluasemekriis rände tõttu täiesti käest ära läinud, Madridis keevad poliitilised pinged. Nii et kuigi probleemid on eri nägu, on tulemus ikka sama. Pinged ühiskonnas aina kasvavad. See on selgelt süsteemne, kogu kontinenti hõlmav väljakutse. Ja teate, see kõik on muutnud ka meie linnade nägu päris otseses mõttes. Need betoontökked jõuluturgudel. Mõelge korraks, veel 10 aastat tagasi oleks see olnud täiesti mõeldamatu, eks? Aga nüüd on see täiesti tavaline vaatepilt ja sellest ongi saanud selle uue reaalsuse kõige nähtavam sümbol, pidev hirm ja vajadus avalikku ruumi kaitsta. Okei, aitab linnadest. Tõstame nüüd pilgu kõrgemale, Euroopa Liidu tasandile. Sest just seal on need samad pinged plahvatanud lausa täiemahuliseks poliitiliseks konfliktiks. Ja selle teise osa fookuses ongi Ungari ja Brüsseli terav vastasseis. Ja selle konflikti epitsentris on muidugi Ungari peaminister Viktor Orban. Ja see tsitaat siin, see võtab tema seisukoha ülihästi kokku. Tema jaoks ei ole ränne mingi kõrvalteema, vaid see on eksistentsiaalne oht, mis sõna otseses mõttes ähvardab Euroopa Liitu puruks rebida. See pole enam lihtsalt poliitiline vaidlus, see on täiesti fundamentaalne maailmavaateline sõda. Ja Ungari puhul pole tegu ainult sõnadega. Kaugel sellest, see ajajoon siin näitab nende tegude mõju väga selgelt. 2015 rändekriisi tipphetkel taotluste arv on laes ja siis valmib piirid ära ja seadused keeratakse täiesti kinni. Ja tulemus? Taotluste arv kukub praktiliselt nulli. See on ikka päris võimas näide sellest, kui otsustavalt võib üks riik rändevoogusid pidurdada. Aga mis see konflikti tuum siis täpselt on juriidilises võttes? Põhimõtteliselt on see võitlus selle üle, et kes tegelikult otsustab. Kas kehtivad ühised Brüsselist tulevad reeglid või on igal riigil püha ja puutumatu õigus ise oma piiride üle otsustada? Ungari jaoks on see täiesti selgelt riikliku suveräänsuse küsimus. Punkt. Ja Brüsseli vastus on olnud, ütleme nii, et väga rahaline. Vaadake nüüd neid numbreid, need räägivad iseenda eest. Kõigepealt pauk, Euroopa kohus määrab Ungarile 200 miljoni euro suuruse trahvi. Aga see pole veel kõik. Lisaks sellele tiksub iga jumala päev juurde veel 1 miljon eurot trahvi. Iga päev. Ja see tähendab, et praeguseks on kogu summa juba paisunud üle 500 miljardi euro. See on üks suurimaid trahve, mis Euroopa Liidu ajaloos üldse ühele liikmesriigile määratud on. See näitab, kui põhimõtteliseks see vastaseis on läinud. Ja mida Ungari selle peale kostab? Täielik trots.
Orban nimetas seda otsust šokeerivaks ja vastuvõetamatuks. Sellega anti väga selge signaal, et isegi sellise hiiglasliku rahalise surve all ei kavatseta järele anda. Nende jaoks on kaalul midagi palju enamat kui raha, see on rahvuslik julgeolek ja õigus ise otsustada. Ja siin on oluline aru saada, et Ungari ei ole selles võitluses sugugi üksi. See tabel näitab päris hästi, et kriitikute rinne on lai. Poola, Tšehhi, Slovakkia on samuti väga karmi liinil. Austria ja Taanil on omad ranged nõudmised. Ja siis on veel Itaalia, kes on täiesti väsinud sellest, et kogu koorem nende kaela langeb. Nii et see rahulolematus on tegelikult ikka väga laiapõhjaline. Ja kõigest sellest jõuamegi kokkuvõtteni. Oleme näinud pingeid linnatänavatel ja sügavat poliitilist lõhet Euroopa Liidu südames. On täiesti selge, et Euroopa on jõudnud teelahkmele. Ja see jätabki õhku selle kõige suurema küsimuse. Kas Euroopa suudab üldse leida selle hapra tasakaalu inimõiguste, oma kodanike julgeoleku ja liikmesriikide iseseisvuse vahel? Sest hetkel tundub, et see tasakaalupunkt on ohtlikult käest libisemas. Nagu mainitud, tugines see ülevaade Liina Salujõe poolt koostatud materjalidele ning andmetele, mis pärinevad väga usaldusväärsetest allikatest, nagu näiteks Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu kohus. Tänan tähelepanu eest!